Tervist kõigile! Täna on meil teemaks siis Foodi, üks selline uus äpp, mis on tulnud turule, millega saab siis tellida toitu endale koju või kontorisse ja teeme sellele siis sellise väikese UX ülevaatuse ja vaatame sellist onboardingu ehk siis esmast kasutuselevõttu. Ja mida põnevat me siin siis avastasime, et hakkame siis kohe vaatama. Et esimene asi, mis on äppide puhul, et eriti on see puudutab siis iPhone'i, on see, et kui me võtame lahti selle poe, ehk siis rakenduste poe, siis üsna tihti ka kodumaisele turule suunatud äpid on siis ingliskeelse kirjeldusega. Et aga kui põhiliseks auditooriumiks on näiteks eesti keelt kõnelevad kasutajad, siis võib kasutada tegelikult Apple'i App Store'i jaoks ka eesti keelt, mis siis, et selle nii-öelda admin poole pealt selle nii-öelda lahtri nimi või kus sa seal valid on inglise keeles, siis sellegi poolest võib sinna eesti keele sisse kirjutada. Et Androidiga on natukene nagu lihtsam, on see, et Androidis on võimalik selles rakenduste poes valida, et sa tahad, et keel oleks eesti keeles ja siis määrad sinna eestikeelse teksti, aga iPhone'i puhul ei ole võimalik valida, et kasuta siis eestikeelset kirjeldust ja siis üsna tihti arvatakse, et siis peabki inglise keeles kirjutama. Tegelikult mitte. Et Swedbank on selle siin hästi ära tabanud, et siin on siis kirjutatud eesti keeles, vene keeles ja inglise keeles ja see on oluline ka otsimise mõttes ka, et kui me tahame, et inimesed sellest rakenduste poest näiteks leiaksid meie äpi eestikeelsete märksõnadega, siis on mõistlik siis ka siis kasutada seda võimalust, et kirjutada eesti keeles. Et aga see on iga tooteomaniku enda siis otsustada, et kellel on sobilikum inglise keel, lihtsalt me oleme tähele pannud, et osad äpid ei ole seetõttu otsingutest leitavad, kuna teatud märksõnadega neid eesti keeles lihtsalt ei leia. Kui me nüüd edasi vaatame, siis järgmist sellist leidu, et Foodi puhul tundus päris hästi olevat tehtud selline teaser seal lõpus, et see on siis rakenduste poe vaade ja siin saab neid screen'e swipe'ida ja lõpus on siis selline nii-öelda teavitus, et unique features revealed soon või siis selline nagu teaser või selline kliendilubadus, mis näitab tegelikult kasutajale seda, et seda äppi siis pidevalt arendatakse ja täiustatakse, et vähesed seda võimalust kasutavad, et anda sellist nii-öelda tulevikku suunavat lubadust või vaadet. Siis kui me vaatame keelevaliku poolt jällegi, et küsimus, et kui on suunatud eestikeelsele auditooriumile ja äpp ise alustab kohe inglise keelest, siis tekib küsimus, et tahaks võib-olla vahetada eesti keele peale ja mida siin soovitaks on see, et tuua keelevalik kohe välja, et kasutaja ei pea minema lipukese alla seda valima, vaid ongi esimene valik on siis kohe, et millises keeles tahad siis seda äppi kasutada, või siis teine või kolmas variant siis on see, et siis vaikimise keel olekski eesti keel, et kui ta on mõeldud siis nii-öelda Eesti auditooriumile ja seda saab ka positsioneeringu järgi teha, aga see eeldab jällegi kasutaja käest teatud lubade küsimust eelnevalt ja inimesed kohe ei taha ennast positsioneerida, sest nad ei tea, millega, kas see äpp päriselt lahendab nende jaoks mingit probleemi või mitte. Mis on hea, on see, et kasutaja ei taha võib-olla kohe oma telefoninumbrit siia jätta. Et kuna telefoni numbri jätmine on juba selline tõsisem commitment, ehk siis tõsisem soov seda äppi kasutada ja telefoninumbri teema on natukene selline privaatne, et igalühel ei tahaks seda anda, siis siin on tehtud ka võimalus jätta vahele, et saab siis nii-öelda seda sammu skipida ja minna äppiga tutvuma. Muidugi ütleme sellise UX universaalse printsiibi järgi on see, et mida vähem takistusi, seda parem, et äppi enda nii-öelda selline vaade, mis siin on, et
et see võiks olla üks nagu ootustest, et sa tegelikult laed rakenduse alla, saad kõigepealt sellega tutvuda, vaatad, mis restoranid seal on ja siis sa teed selle kasuta ära, kui sa tahad päriselt tellida. Siin ma saan aru, on selline turunduslik nii-öelda natukene selline samm, et võib-olla äkki inimesed ikkagi jätavad numbri ja siis saab hiljem siis nende inimestega siis ka nagu täpsemalt suhelda. Mure on natuke selle koha pealt see, et inimesed tihtilugu ei tea, kas see äpp on hea või mitte, et nad võivad küll kirjeldust lugeda, kui nad ei ole ise saanud kasutada, siis osadel juhtudel võib tunda, aga miks ma nüüd kohe telefoninumbri peale jätta, ma tahan natuke vaadata, millest see nagu äpp räägib, mis seal sees on, kas on üldse need restoranid, mida ma tahan kasutada, et hea on tehtud võimalus, et saab siit nagu skipida, aga võib kaaluda seda, et võib-olla anda kasutajale kohe need restoranid asjad kätte, kui see äpp on piisavalt hea, küll siis kasutaja sinna ka oma numbrid ja asjad jätab. Et selline nii-öelda takistuste elimineerimine. Edasi minnes on siin päris vahva see, et kasutajale antakse teada, et nüüd hakatakse küsima siis teatud lubasid. Et vahel äppides on selline mure, mida me oleme kasutajatestides jälginud, on see, et inimene avab äppi ja kohe küsitakse, et luba notificationid ja luba oma positsioneering ja nii edasi. Et hea on anda selline eelinformatsioon, et siin on näiteks hästi öeldud, et luba teavitused oma tellimustes reaalajas uuenduste saamiseks, et teaksid täpselt, millal on õige aeg sahtlist noa ja kahvli haaramiseks. Selline nagu päris lõbus inimkeelne copy ehk siis tekst. Siis on üks selline nupp, mis üsna tihti kasutajaid aitab, mida me oleme kasutaja kogemuse testidest ka tähele pannud, on see, et eriti on see aadressi väljade puhul, aga praegu on meil telefoninumbri näide on see, et kasutaja saab väga mugavalt ristile vajutades siis sellise lahtri ära tühjendada, et ei pea ükshaaval siis neid numbreid siit nagu kustutama või seda all hoidma. Aga eriti jah, selline kasulik on see tihtilugu aadressite sisestamise peale, et kui on hästi pikk aadress, et ükshaaval tähemärgiga haaval seda hakata kustutama, et see on päris tülikas. Et see selline ristike on päris hea abimees. Siis teine asi, mis puudutab nagu onboardingut, on see, et võimalik siis kodu- ja töökoha aadressid lisada, et ei pea neid käsitsi kirjutama, et korra seadistad ära ja edaspidi on lihtne siis ennast kohe nii-öelda oma see nii-öelda vastuvõtupunkt või siis see, kuhu sa tahad tellida, ära määrata, kas on see kodu või töökoht. Me siin onboardingus natuke läksime seda teed pidi, et jätsime vahele selle kohe telefoninumbrit ei andnud, panime siis skip, et pärast siis läksime seadete alt ja siis natuke see flow ei ole võib-olla päris selline üksluine, et kuna on võimalik minna kahte teed pidi, et üks on see annad kohe telefoninumbri, siis tulevad sammud ja me jätsime selle vahele ja panime telefoninumbri hiljem. Kui nüüd rääkida sellisest aadressi sisestamisest, siis üsna tähtis on tihtilugu see, et sa saad ära positsioneerida, kus sa täpselt asud ja täpsustada, mis natukene võib siin tekitada küsimusi, on see, et kohaletoomisjuhend, korter, korrus, kontor, muu, ja mis me oleme tähele pannud, et kui kasutada sellist slash'i, et siis kasutajad vahel mõtlevadki, et täpselt nii tulebki nagu kirjutada, nii nagu on, et panen nüüd siia korteri ja panen siia korruse ja slash panen selle, et siin võiks olla, soovitan kasutada mingit vihje teksti või siis näiteks, et öeldagi, et kohaletamisjuhised, näiteks korter, korrus, kontor, muu, et slash'iga vahel on tunne, et see on nagu selline jada, mida tuleb sisestada. Mis on päris äge, on see, et siin on selline saadaval juunis selline label, siin on lisafotosid, et kulleritel oleks lihtsam kohale toimetamise asukohta leida. Ja siis on label saadaval juunis, mis näitab seda, et see on tulevikus lisanduv funktsionaalsus. Jällegi hea selline usalduse tekitamise koht või selline brändiväärtuse koht, et näidata, et see äpp ikkagi areneb ja igast uusi asju tuleb välja, et varsti tulekul asjad on päris vahvad. Kui me vaatame nüüd seda alumist tähpaari, siis siin on mindud seda teed, et on alt kirjeldused ära võetud ja see on üks selline lähenemine, mida kasutades peaks üsna kindlalt olema veendunud, et ikoonid on siis sellised arusaadavad ja ennast
selgitavad, alati on see selline valikute küsimus ja testimise küsimus, et kas ikoonid on universaalsed, et teatud ikoonide puhul võib seda väita, et sellised otsinguluubi ikoon ja siis selline kasutajaikoon, aga sellegipoolest on tunda seda, et kui ikooni all on tekst, siis see on rohkem ennast selgitav, et näiteks nagu siin selles äpis on, et siin on discovery, ehk siis avasta, restoranid, poed, otsing, profiil, et ikoon ja tekst siis käivad nagu käsikäes. Kui ikoonid on väga tuntud ja sellised universaalsed, siis vahel ikoon seletab ennast ise ära. Teatud ikoonide kohta võib tekkida küsimus, et mis näiteks see on, et kas see on menüü või mis asi see on, et muidugi mida tihedamalt kasutaja siis kasutab seda rakendust, seda rohkem ta siis õpib, aga kui on kasutaja, kes kasutab harvem, võib-olla korra kuus, siis tema jaoks võib tulla teatud ikoonide kohta nagu selline, teatud vajutused võivad tulla ilma asjata. Et kui me vaatame ka, ütleme, App Store'i ennast, mis on siis iPhone'i rakenduste pood, siis ka siin on ikkagi ikoonid, et mis siis, et võiks ju väita, et tegelikult nad võiksid olla ennast võib-olla ka seletavad selles suhtes, et kasutajatel on äkki tekkinud harjumus, eriti nende seas, kes igapäevaselt võib-olla mingeid uusi mänge või rakendusi endale tõmbavad, on sellegipoolest need tekstid nagu all. Muidugi võib seda öelda, et osad ikoonid on üsna nagu keerukad ka, ei pruugi alati aru saada, millega on tegu, et siis tekst peaks nagu nii olema. Teatud ikoonide puhul ei ole see oluline, aga teatud ikoonide puhul on oluline. Ja vahel on see, et kui sa juba ühel ikoonil teksti kasutad, siis sa peaksid nagu teistel ka kasutama, et muidu oleks veider, kui siin näiteks oleksid nagu tekstid all ja ühel hetkel sellel otsinguluubil oleks teksti all. Et see on alati selline testimise ja lähenemiste küsimus. Ma tean, et mulle ka disainerina disainis väga meeldib kasutada võimalikult puhast sellist minimalistlikku vaadet, aga kui ma olen testinud kasutajatega, siis nende lahenduste puhul, siis ma olen nagu aru saanud, ikkagi peab nende tab-baaride puhul need tekste veel paljudes kohtades all hoidma, sellepärast et nii on kasutajate üks selgem ja nad teevad rohkem asjalikke klikke ja vähem siis asjatuid klikke. Aga sellised siis leiud tähelepanekud sellest Foodi onboarding flow'st, ja päris huvitav oli seda läbi käia ja loodan, et teil oli ka huvitav neid mõtteid ja leide jälgida. Kui teile see video meeldis, siis palun likeige seda, võite seda ka jagada ja liituda ka meie kanaliga ja soovin teile kõike paremat.